Ma otsustasin Mont Blanci ronida sellepärast, et ma mäletan, et ma kunagi nägin ühte plakatit, kus oli Gunnar Karu peal just vallutamas Mont Blanci ja mu sisetunne oli selline, ma tahan ka sinna. Mina otsustasin minna Mont Blanci tegelikult vallutama sellepärast, et ma tundsin, et ma tahan midagi muud teha, kui lihtsalt olla Eestis ja töötada ainult treenerina. Ma tahaks teha midagi põnevat, midagi sellist, mida ma mitte kunagi varem pole teinud. Mulle meeldib mägedes käia eelkõige sellepärast, et mägedes ma saan tunda ennast vabana, mul ei ole seina vasakul, seina paremal, siin on ruumi piisavalt liikuda ja mägedes meil on piisavalt aega, et kuulda ka vahelduseks iseenda mõtteid, pidada iseendaga dialoogi. Uudishimu on inimkonna jaoks kõige olulisem edasiviiv jõud. Tänu tänapäeva ühiskonna sotsiaalsele mudelile tekivad meil teatavad kohustused. Me peame minema lasteaeda, kooli, hiljem tööle ja see avastamine jääb justkui tahaplaanile. Tere hommikust! Sportlandi Tahan tippu projekt on alguse saanud natuke teises kohas, kui te võib-olla ootasite, et me ei ole mitte lumistes mägedes, aga me oleme kolmepanniga köögis ja kuidas saaks üks projekt alati ilma hea hommikusöövita, nii et me teeme korraliku omleti ja meie tänane päev viib meid raataradadele, viib meid kauni Mägijärve, nii et ilm tuleb ilus, päev tuleb ilus ja loomulikult esimesed väljakutsed tulevad ka täna juba. Tšau! Kuule, me nüüd siin veidikene pakime. Vaata, selline meil suur seljakott on ju. Seda saab teha väikeseks, et minna siis tippu vallutama, aga me täna ei lähe tippu vallutama. Katse, räägi, mis me teeme? Teate, täna me lähme Kalju ronimist tegema. Mu nägu tundub praegu, et jube äge, aga tegelikult eile Gunnar näitas meile väikest briefingu, mis me tegema hakkame. Ja reaalsus on see, et me ronime Merlega 1200 meetri kõrgustel Kaljudel, nii et mul süda praegu juba tahab 150-ga, nii et me näeme, mis saab hakkab, eks ju. Palju puudu ei ole, aga samas on see, et mulle nagu nii väga meeldib see mõte. Ma öösel ärkasin iga tunni aja tagant ülesse, vaatasin juba, millal juba äratus on. Me oleme nagu meeletus kohas, teate, vaadake korraks, ma näitan teile. Nii, tere tulemast minu koju. Niimoodi ma lihtsalt ärkasin täna üles, ma mõtlesin, et see ei ole lihtsalt normaalne, kuhu ma välja olen jõudnud. Võib-olla kaameraga ei saa täpselt näita, kui üleval kõrgele hakkame minema, aga reaalselt umbes sinna 4800 meetrit, nii et sõbrad, elu on seiklus. Kuule, aga mul on üks palve veel. Enne Kats, kui me hakkame minema, me peame tankima ka, lähme sööma. Ja, me lähme sööma praegu, nii et Mana. No nii, siin me oleme suundumas Kalju ronimisele ja kõik teised on väga rahulikud siin bussis. Mina olen vaikselt omas nurgas ja nagu ikka, ei ole üllatus, pulss on 200. Mis te arvate, et ma olen nagu vana rahu ise või? Oho, ei, sees on ikka täiesti süda klopib. Vaatame, mis seal Kalju peal hakkab saama. Ütleme nii, et minu pulss on langenud 120 peale, umbes. Et päris hea tunne praegu. Mõnus, rahvas! Nii, tuleme nats lähemale. Ma näitan kiirelt põhitajad ära ja hakkab minema. Always one carabiner is attached. Then you get to the anchor, you take your second carabiner and you attach it on the other side. Teate, ma ütlen ausalt, ma kartsin üle. Gunnar on nii tubli minu õrgustamisel. Süda natuke puperdab, aga tegelikult on äge. Ja kõik on ju mõtlemises kinni. Rahvas, elu on seiklus. Vaata mind kas või siin mäe otsas.
Vabandust, oli nii jube, vabandust kõik vaatad, aga ma nii kartin lihtsalt. Nüüd on korras. Nii, piilume siis natukene plangu poole ka. Plangu tipp on siis tagumine kõige kõrgem tipp ja kes vaatab, siis sealt on ilusti jäljeradaga tulemas Coutier kalju ülemisse otsa. Ja Coutier kalju on siis see kaljusein, mida me näeme siis meie ees. Külges? Külges. Võin ennast tahapoole ka lasta või? Jah. Jihuu! Gunnar, ripuda võib või? Ma igatsuks ei hakka praegu. Veits süda väriseb või süda väriseb, käed värisevad. Süda väriseb ka, hääl ei värise. Aga vägev on. See on nii äge emotsioon, et ma räägin, et ma vist jään siia. Kokku! Opladi! Siuke metall, see kalju koht sinna saad rahulikult astuda. Lükkan jälle või? Kuule filmi alla ka, vaata. Kaugel? On ju? Jah. Ma olen nii rõõmus, et ma arvasin, et see on nagu mingi 100, ma ei tea, ma arvan tegelikult 1000 korda jubedam ja saad aru, see oli nagu nii äge, et ma olen nii uhke enda üle, päriselt nagu. Ma ütlen, et paljud kindlasti kardaks, aga see on täiesti tehtav, nagu vaatad alla, vaatad vaadet, no kõike. No ma ei tea, ma arvan, ma olen veits nakatunud selle mägi või kaljuronimispissikuga. Jumala okei. Kui me alguses vaata läksime kogu aeg, natukene ikka oli veits nii, on ju, vahepeal oli nii sirge, eks, aga siis hiljem oli siis väike kallak nii, et nagu pidid niimoodi üles ronima ja siis see oli veits korraks natukene spooky, aga nii äge, ma tegin ära selle. I just got so many good lessons on this way up. How to hold the camera, how to carry the camera. Ma arvan, et kui sa teed seda 2 tundi, siis lihtsalt nagu hirm läheb tasapisi ära, et sa nagu harjud. Et kui enne mul käed värisid, siis nüüd ma suudan täitsa karabini panna nii, et käed ei värisigi. Success! Ülivinge! Mul ei ole lihtsalt sõnu, see on maailma kõige ägedam asi, mida ma teinud olen. Ülituus. See lõpp oli nagu siuke kirstordil seal täpselt. Siuke hea natuke negatiivset seina. Väga mõnus. Võttis viimase higi veel välja. Ja nüüd võiks nullist alustada sama tracki veel. Meil on üks tiimi liige puudu. Massöör. Eestis, kes palun, tuleb siia meiega. Me ootame väga. Katrinal on vaja selg korda teha ja mul oleks lihtsalt vaja massööri. Tere hommikust! Meid ootab ees täna vägev päev liustikul. Me läheme Euroopa pikimaa liustiku merdeklaasi peale jääõppusele. Ja nagu näha, siis vajalik varustus on välja otsitud, kassid on valmis pandud, kirka on valmis pandud. Nagu näha, siis Katrin on kõik juba pakitud eile õhtul. Ja nagu näha, Merlel ei lubatud pakkida, sest et pidi Gunnar täna igaks juhuks üle vaatama. Teate, täna on hea asi see, et kott on kerge seljas. Magamisasja ei pea kaasa võtma, nii et ma olen jälle õnnelik.
astu meie boksi. Vaadake ilusad punased, me lähme nagu Eesti oranžidest rongidest nüüd niisugustesse tomatitesse. Don't break the wall. Ilmselgelt meile need sildid ei kehti. Ongi 209. Ja siit võid praegu kõrvuti minna. Kuidas on, ei olegi nii hirmusi? Ei ole jah, kus juures. Esimene nädal täitud! Väga äge. Ma arvan, et kui meil ei oleks eile treeningut olnud, siis oleks raskem olnud, aga praegu on väga okei. Easy peasy. Avastamine on inimkonna jaoks üks kõige olulisemaid funktsioone, sest et tänu sellele me oleme arenenud täna selleks, kes me oleme. The North Face'i lubadus on varustada meid selleks parima tootega, et me saaksime nihutada enda piire veel ja veel. Pean ennast päris hulljulgeks inimeseks, aga ütleme nii, et esimene päev ei arvan ma üldse, et ma lähen sinna Mont Blanci tippu. Nii et nüüd me oleme 2 päeva siin olnud ja ma olen päris enesekindlaks saanud. Mägedes ei pea alati mitte kõige kõrgema mäe otsa turnima, võib lihtsalt võtta ette väikse matka, käia koos sõpradega, võib-olla ainult mõne kilomeetri alguses ja küll ükskord tulevad ka kõrgemad, tulevad ükskord ka raskemad tipud. Ja iga selline olukord, kus me nüüd siin oleme siin mägedes ja siin Mont Blanci kohe vallutamas, et sa avastad enda kohta nii palju uusi asju. Imeline, elu on imeline. Täielik seiklus. Vaatame väikest oleme-kuurija, kui tohib nii-öelda. See on nüüd liustik, mis on siis väga hästi liivatatud. Nii et kui sa nüüd siin kõnnid, siis sa võid väga hästi näha, et siin all on tegelikult jää. Ja milleks meil need kepid on sellepärast, et me peame näiteks keppe niimoodi hoidma, mitte nendest vahedest siit nöördest, vaid kui näiteks tõstad kuskile kõrgemale kepi, siis sa ei hoia siin, vaid saad juba natukene allapoole lasta. Õpetaja Gunnar. Niisiis, liustik ootab, tänased harjutused ootavad ja 3 tunni pärast ma loodan, et me oskame juba mõnusasti kassidega kõndida, nii et me tunneme ennast jää peal super hästi, nii et harjutust algab. Today we will climb so that Henry will be the first one. I will not be in the rope and I will be walking on the side and trying to give you some advice. Ütleme nii, et tüdrukutel on teatav progress, mille üle mul siiras hea meel. Ma praegu kujutan ette, et siin all on minust paremat jätk on kilomeetri laskmine, kukkumine, sõna otseses mõttes kukkumine ja ma pean kõndima niimoodi ja Gunnar ütleb, lase selgeks, hinga.
esimene katsumus hakkab pihta. Esimene lõhe. Sa oled juhtikul palju pikemaid käinud. Chill. Üks korralik pikk samm ja kõik. Teise magu. Nii. Ei juhi kümpata. Tere hommikust! Meil on alganud 3. päev ja nagu te näete, siis minu selja taga Mont Blanci tipp paistab. Me läheme täna lumele, meil on plaanis lumeõppus ja boonusena me ööbime täna öösel kõik telkides 3500 meetri kõrgusel, nii et õige pea hakkate te nägema seda, kuidas me lumes möllame ja kuidas me ka telgid üles paneme. Meil tuleb täna väga äge lumeõppus. Me pidime saama liugu lasta, pikali visata ja kindlasti midagi veel. Ja sinna otsa ronida harjutamiseks. Ja siis siia tuleb meil telklaager, nii et nagu super äge. Ja on päris kõrgel ka. Hea õhtusöök. If somebody says like avalanche and we go to the right, so you don't say anything else, just avalanche to the right. And it means, if possible, we run. We don't walk, we run. I feel like new sunglasses, like a brand new pair of jeans. I feel like taking chances. I feel a lot like 17. I feel like windows roll down. So guys, you sit down, raise your legs, you go down, and when you want to break, you turn around, hit in the snow, and legs up. When you stop, first legs into the snow, make sure you are stopped and then you get up, okay? Yeah. Ei ole väike lumesõit, saanisõit. Et rahuldada natukene uudishimu, siis ma näitan lühidalt ka seda, kuhu viib meie tänaöine matk. Nimelt täna kell 4 varahommikul asume me teele. Hetkel me oleme Itaalia poolel, tahame me jõuda Prantsuse poolele. Ja esimene ots siis viib meid siit mäest alla. Seal algab siis meil väike tõus, seal on näha ka praegu inimesi, kes on muidugi millimeetri pikkused. Sealt hakkame tõusma siis Prantsuse poolele, jõuame Midi platoole. Midi platoo on siis see ülemine tasane osa enne Midi enda kaljustippu. Hello! Esimene tipp võetud. Esimene tipp! Minna! We've been causing trouble, staying all my brothers. I know we're a rowdy bunch. There's no day like tomorrow to fix all of our problems. Someday we'll settle down. Me hakkasime tegema siis kaevurite tööd, ehk siis me üritame kaevata endale õhtuks siuksed tasased platvormid, et meil oleks hea mõnus telkida ja ühtlasi me tahame siia ilusti tuulekindla osaga saada. Lisaks teeme me WC ja loomulikult kööginurga, nii et ma arvan, järgmised 2 tundi tuleb tõsine kaevamine.
saal, no mine väkke lihtsalt. Mine väkke, lunta kohe. Teate, sõbrad, kui keegi oleks mu käest küsinud, et millal sa viimati 3,5 tonni peale WC-d ehitasid, siis ma oleks öelnud, ma mitte kunagi ei teeks seda, aga nagu näete, siin me oleme ja niimoodi käib WC ehitus 3500 meetri peal. Mina hea meelega käin siin WC-s. See on lausa 10 miljoni eurone WC. Nägin nii palju aega selle videoklipiga. Ja see oli isegi fookuses. Hakkame siis valmistama tänast õhtusööki sellise imeilusa vaate taustal. 14 inimesele tuleb valmistada tee, mis tuleb ühest priimusest ja pasta, mis tuleb meil sellest potist. Meie päev liustikul on õhtusse jõudmas, meie telklaager on peaaegu üleval, aga meil on veel õhtune challenge tegemata. Ehk siis Katrina tiim ja Merle tiim hakkavad aja peale kokku panema telke, ehk siis 2 North Face'i kollast telki tahavad üles panemist ja loomulikult me võtame ka aega. Tiimid, olete valmis? Kui nii, siis 3, 2, 1, läksime! Kerge segatus! Põnev! Sealt poolt peab korda tulema, siin on kinni ots. Aga jah? Väga tasavägine on. Väga tasavägine. Viimased pingutused, kohe on kõik! Peate kiirustama. Valmis! Tööd me kõik veitsime, sest telgid said püsti pandud. Füüsiliselt ma hetkel pelgan kõige rohkem seda pikka maad, et jätkuks seda võhma. Ülesse tulekut ma selliseid väikseid juppe, neid ma ei karda. Et jah, seal sõda hakkab puperdama, aga see puhkad natuke ja siis liigud jälle edasi ja tegelikult kõik on tempo taga, et distants ei tapa, tempo tapab. Ma arvan, et kõige raskem saab olema tipuvallutus. Ma arvan, et saab mulle isegi füüsiliselt päris raske olema. Ma arvan, et saab kõigile füüsiliselt päris raske olema, et see ei ole nii, et oi, ma olen kõva trennimutt, et nüüd on see väga lihtne. Ei, see ei ole lihtne. Kui sul igal poolt higi tilgub ja sa oled väsinud, sa oled kurnatud, sul on joogijanu, sul on söögijanu. Mis puudutab füüsilist ettevalmistut sellisteks ambitsioonikateks eneseületusteks, nagu on Mont Blanci vallutamine, siis sellest ei piisa lihtsalt selleks, et paar korda nädalas trenni teha või kuskil jalutamas käia. See eeldab kõik aktiivset elustiili ja sinna juurde kindlasti on vaja ka palju pühendumust. Ja üks hästi oluline asi, miks väga paljud ei jõua tippu, on see, et nad arvavad, et nad on heas vormis, aga nad ei kujuta üldse ette, kui kaugel üks tipp võib olla. Ja kõik need päevad, millal te veedate aega Chamonix, siis tipp tundub nii lähedal, aga kui sa hakkad minema sinna, siis jõuad sa juba 10 korda mõelda, et tipp on nüüd ja vahepeal lendavad tunnid.
kiretusi tunnikust ei leidnud või? Tähis taevas oli. Käisin korraks vetsus ja imetlesin taevast. Me pidime ärkama kell 4. Me arvasime, et me saame kell 5 minema. Kell on 6. Tänane öö möödus suurepäraselt. Ei olnud üldsegi külm. Meil oli väga hea varustus, nii et ma olen igati rahul. Teeksin seda vabalt veel. Vabalt. Ma alguses mõtlesin, et võib-olla nagu pikk matk ja raske kott on keeruline, aga tegelikult kui kott on õigesti pandud, siis on tunne nagu ei olekski midagi seljas ja vaadake seda väikse tõusu näo. Esimene katsumus hakkab pihta. Esimene lõhe. Mul juba pisarad voolavad teised uksis. Sa oled juhuslikult palju pikemaid teinud. Chill. Üks korralik pikk samm ja kõik. Teise vabalt. Nii. Ei julge hüpata. Fuck küll! Rahulikult. 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 No esimene kord on ikka jupe. Jumala jupe. Kõik on chill. Valmis, jah? Merle, tõsta oma parem jalg üles. Jah, nii. 1, 2, 3. 4, 3, 2, läks ära. Väga hull kogemus minu jaoks. Need on kõik korras jälle. Hirmus oli, väga hirmus. Ma kartsin, sest suur lõhe oli. Ja ma vist ei olnud valmis selleks lõheks. Aga nüüd on tehtud. Nüüd on jälle nagu mõnus. See lõhe, kust me nüüd üle tulime ja kui ma nägin, et Katrinal olid pisarad silmas, siis ma mõtlesin küll, et varsti on minu kord. Ja kui ma seal seisin, ma mõtlesin, et ma ei karda. Ja et see on väike samm ainult, aga ikkagi kui sa seisad seal, siis mõtled, et mis kõik võib juhtuda. Lõhedel on pahatihti siuke omadus, et sa näed ainult mingit osa ja siis peale seda ta võib veel väga sügavale minna alla, aga ma arvan, et siuke 30 meetrit paistis ja no ega ta kõige sõbralikum lõhe ei olnud, aga õnneks tal küljed olid head sirged, tugevad näha, et seal siukest rumalat karniisi ei olnud ja oleme kõik üle saanud, nii et meie retk midi tipu suunas jätkub. Ma isegi tunneks, et võiks tempo olla veidike kiirem, aga tark ei torma. Tempo oleks võinud olla kiirem. Nali. Väga hea tempo oli. Gunnar ei jõudnud 10 sammagi teha, ma arvan, Merle juba tagant, palun aeglasemalt. Kuidas siis ma saan üle asjadest, mis on rasked nii vaimselt kui füüsiliselt? Ma arvan, et kõik on mõtlemises kinni ja mul on väga hea harjutus endale, kui ma tunnen öösel, et ma olen ärevuses, siis mul on harjutus, kus ma hingan sisse rahu ja hingan välja armastust ja keskendungi hingamisele ja ma rahunen päriselt ka ja ma magan nagu laps. Liigume! Minu jaoks esimese 2,5 päeva jooksul on vaimselt kõige raskem olnud see, et ma olen aru saanud, et ma olen super ülemõtle ja nagu väga hull. Ma vaatan ainult oma jalgu, ainult mõtlen iga sammu peale, sest lihtsalt mu pulss on 200. Ma ei saa trennis ka sellist pulssi kätte. Ma sain ka aru, et kõik need liikmed, kes minuga siin kaasas on, nemad rahustavadki mind maha.
et kui Gunnar Karu ütleb, et kuule Katre, mul on tõesti kopp ees sinu vingumisest on ja siis ma mõtlen, et okei, nagu ma võtan nüüd kokku ennast, ma ei vingu rohkem. Aga ma arvan, et kõik inimesed ongi erinevad, et osad kardavad rohkem, osad ei karda nii palju, mina olen see, kes kardab palju. Mont Blanci tavamarsruut on hästi mitmekesine marsruut ja selleks, et kõikide nende osadega ilusti läbi saada, siis on vaja tehagi läbi need samad treeningud, mida me siin teeme. Me peame tundma ennast hästi lumel, jääl, kaljul. Tihtipeale on diivanit üles saamine see kõige raskem moment, aga kui see hetk juba ületatud on, siis ma tean omast käest, et ei ole olnud ühtegi treeningut, matka, muud aktiivset tegevust, kus ma oleks pärast kahetsenud, et ma olen välja läinud. Alati on oluline sellest momendist üle saada, et ei langeks mugavustsooni, vaid aktiivne elustiil peaks olema harjumus ja osa sinu igapäevaelust. Gunnar, see peenike koht pole tulnud veel või? See peenikene koht. Okei. Holy shit. Oh my god. Oh my god. Oodake. Ma lihtsalt... Kus ma? Oota, jama. Nii. Väga tublid olete. Oh my god. Mis tegid ära selle? Oh my god. Meil Merlega sai just tehtud 4. treeningpäev. Oh my god. Oh my god, rahvas. Näete, kuidas nemad tulevad sealt üles? Ei kujuta ette, see oli nagu üüberäge ja üüberhirmus. Matkasime just 6 tundi ja ma loodan, ma olen 6 kilo kergem ka nüüd. Mis 6? Ma duubeldan. Kuule. Loo nimi on Surmatants. Me ei ütle neid asju kõva häälega välja, nagu nemad ütlevad. Me laulame, me lihtsalt laulame. Me oleme jõudnud siia 6700 meetri peale. Teeme väikse lõunapausi, tipuni on veel natuke üle 2000 meetri minna. Everest on kohe võetud. Me oleme jõudnud oma Mont Blanci ekspeditsiooniga nii kaugele, et täna tuleb minna ja alustada tõeliselt mäe suunas minekut. Ilmataat on küll suuresti meie poolt, aga ilm läheb ilusast päikselisest ilmast märksa kehvemaks, nii et me oleme ka täna oluliselt rohkem varustust kaasa võtnud. Vot see rong viibki meid nüüd esimese sihtkohani, kus algab meie raske või kerge teekond. Võtsin vist küll kõik asjad kaasa. Ma ei tead, kui jääbki midagi maha, siis järelikult pidi jääma. Aga ma arvan, et varustuse poole pealt on kõik olemas. Hello. Thank you. Siiamaani on ilm päris hea. Ilm on isegi väga hea, et Gunnar lubas meile vihma nagu otsast peale, aga ei ole vihma, nii et ma olen väga õnnelikud. Jah, jutus nii, et esimesed piisad tulid ja panime endale õige kostüümi selga. Nagu ikka, naised peavadki tihti riidet vahetama. Pole midagi. Oleme harjunud sellega.
Me oleme siin oma värviliste riietega põhimõtteliselt ainukesed, kes siia mäenõlvale selle päikse toovad. Nii et oleme positiivsed ja tammume edasi. Esimesed 100 tõustud, 800 jäänud. Kuulge, olgeks selle peal. Ja kuiv! Mana! Mulle täiega meeldib. Mana! Arvestades, kui kiiresti siin mägedes ilm muutub, siis on nagu maast siin, kui ülioluline on see, et sul oleksid õiged riided, sellepärast et enne sadastega, nüüd on megapalav, püksid kuivasid ära reaalselt mingi minutiga, jalanõudega ma olen läbi käinud mingisugusest ojakesest, lumest, kivide peal ja nagu ülimugav igal pinnasel, nii et ma ei tea, päris super on olla ikka. On nii, ja pilved tulevad, korrateks selga! Mulle väga-väga meeldib see varustus, mis on, sest et nagu ma juba olen siin enne ka teistele maininud, et see varasem kogemus, kus ma olin Šveitsis ja ma olin tavalise sellise tossuga, millel oli ka kerge krobeline põhi ja kõndisin neid mäenõlvasid, siis praegu ma mõtlen, et ma olen nagu taevas selle varustuse koha pealt, et mul ei ole mitte midagi karta ja rahulikult minna ja naudi lihtsalt olukorda. Ilus, no. 5 ilma on olnud. Taevas sajab mingit ollust alla, kuidas on? Kuulge, väga hea on. Õnneks hakkas seda ollust sadama umbes 100 meetrit enne meie hütti, nii et oleme kuivad ja ma isegi ei hakka kommenteerima seda vaadet, sest et see vaade on 100 miljoni vääriline. Kerge on olla kusjuures. No, mis sa tunned, on ju? Et tänane päev oli ikka väga lebo, aga homne vist. Ma saan aru, et me oleme kuskil siit otsa üles. Homme ronime otsa üles siit. Selga külge. Homme on tegelikult päris karm. Täna. Väga mõnus jalutuskäik. Väga mõnus, jah. Lähme nüüd ütti. Your room. Feels like camp. Me oleme Mont Blanci tipule päris lähedale nihkunud, aga siiski 2 päeva jagu on veel minna. Ja et kõik, kes meid vaatavad, saaksid aru, mida kõike on vaja endale selga panna, mida kõike on vaja endale seljakotti paigutada, siis meil on üks mõnus challenge täna õhtul plaanis. Meil on Merle ja Katrin on valmis pakkinud kõik oma asjad, mida nad seljakotis on siiamaani kandnud. Tüdrukute challenge seisneb siis selles, et kõik, mis läheb neile tiputõusuks selga, peab olema neil seljas ja kõik, mida nad kohe ei vaja, läheb nende seljakottidesse. Ja et siin väga sõjaks ei läheks, et üksteisel liiga ei tehtaks, siis kirka, köie ja kepid ma võtan ära sellepärast, et muidu meil siin hakkab verd lendama ja seda me ei tahaks. Nii et meil tuleb siin sõbralik challenge ja võtame need asjad siit siis kohe ilusti ära. 3, 2, 1 ja läksime. Sa oled nii kiiresti või? Mine konn! Naine! Jäi kinni! Väga hea! Nii, Merle juba juhib nii! Rukka katki! Ma ei taha Merlele kaotada! Siis sa ei taha mulle kaotada! Kui jalgi ma värisin! Merlel on paremad tormad, ma arvan! Lähme!
nii et alla 4 minuti on üks tubli mägimatka ennast valmis riide panema, jättes kõrvale selle, et nii kiiresti tegelikult öösel ei ole vaja riietuda ja mäkke minnes see kõik on palju lihtsam, aga tüdrukud on tublid olnud, challenge on tehtud, võitja on selgitatud, 2 sekundit ilmselt jäi vahet. Kuule, Vinni käsi! Mulle sama. Mulle tundub, et Merle kartis minu käest pähe saada, ta niimoodi pingutas, aga ma ei saa hingata. Mis asi sa? See on Mari Kinnas, ühel tiimiliikmel on 2 sõrme koos niimoodi. Tulime siis kämpasse ja kui siin öeldakse kämpad, siis selle all mõeldakse mingi 4-5 korruselisi maju. Et Eestis, kui sa ütled kämpa, siis mõtled, eks seda RMK platsi. Vaadake. Lähme! Järjekordne see, kuidas see oli, et kui ilus. No nii, miks te külmaga õue tulite? Sest siin on nii ilus. Nii ilus. Kaamerast ei näe seda, vaatame äkki tuleb droonikaader, mille saab siia panna, mis näitab ära, kui ilus see tegelikult on. Kas sa natuke kardad praegu seda lennutada ka või? Ei, pole minu droon, ma ei ole. Nüüd ütle siia palun, aitäh fotopoint. Aitäh fotopoint. Meie järjekordne päev viib meid siis Teterussi hütist Ülemisse Kutie hütti ja see teekond kulgeb meil siis Kutie kaljul. Kutie kalju on siis siin samas ka näha ja kohe värskel hommikutunnil on meil siis ületada ka Kutie kuluaar, mida on siit samamoodi näha, mis on siis selle marsruudi üks kõige ohtlikum ja ühtlasi ka ebameeldivam koht, kuna sealt kipub kive, jääd, igast jama alla sadama ja meie tänane teekond siis 3-2 pealt 3-8 peale. See on see ohtlik kuluaar, kus saab iga hetk kive alla tulla. Siinpoolsed inimesed peavad vaatama, et ei variseks ja kõik peavad selle kiirelt ükshaaval ületama. Esimene, jubedam koht tehtud, kus kivid peaks langema. Õnneks meid on praegu 3-5 tükki üle tulnud, ülejäänud meeskond tuleb. Meiega ei juhtunud praegu midagi. Nii, üks tuleb, teised räägivad, kas kive kukub või mitte. Sa tuled, kas jooksed või lähed tagasi. Paremale vasakule minek ei ole valikus. Minul on see, kuna ma olen ordinary people, siis mina kasutan julgestust, aga võib ka ilma julgestuse teha, aga mina ei taha ilma julgestuseta. Move kinni. Mõni koht on ikka päris raske. Aga mis on peamine, mis ma ikkagi tahaks öelda, on see, et naudi teekonda, et ei tohi mõelda sellele, et issand, kui kaugel see maja veel on.
äge on, see on veel ägedam kui Via Ferrata. Ma arvan, ma pean siia tagasi tulema. Aga ohtlikum, eks? Ei tundu väga ohtlik, aga tuleb ettevaatlik olla. Rahulikult. Mina ei mõtle, kus ma tulin. Ma ei mõtle ka, kuhu ma lähen. Siit peab alla ka minema. Jaa, see on palju jubedam. See on palju jubedam. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Vägev! Alla tulekut ei hakka parem mõtlema praegu, aga üles on vägev minna. Nii et otsame edasi! Käed on jumala libedad. Lükka! See oli päris hea. Muide. Kuule. Selle loo nimi on Surmatants. See on trollid tulevad. Me ei ütle neid asju kõva häälega välja, nagu nemad ütlevad. Me laulame, me lihtsalt laulame. Issand jumal. Ma olen koduväljakul põhimõtteliselt. Ma ronin iga päev Munamäge. Jumal hea, et ikka kiiber peas on. Asi läks tõsiseks. Minu läks asi tõsiseks juba siis, kui lumi hakkas ära sulama. Siis oli ikka päris libe. Siuke tunne, et nagu oli tore 29 aastat siin planeedi peal. Super. Väga hea on siin. Ma tahaks ka proovida. Käed laiali. Oota! Oh! Yeah, baby. Oh my god. Tunne on? Ma ei tea. Ma ei oska isegi öelda. Me oleme jõudnud siia 6700 meetri peale. Teeme väikse lõunapausi. Tipuni on veel natuke üle 2000 meetri minna. Everest on kohe võetud. Supervaated. Me oleme kohe jõudmas 3800 meetri kõrgusel Kutie hütini. Hütt juba paistab seal. Sedakorda ei kandiline, vaid ümarhütt. See on uskumatu. See on... Ma ei tea, mul pole sõnu. See on nagu nii ilus. Ja jube. Oh yeah! See on tehtud. Kell hakkab napilt 3 saama. Ettevalmistused on tehtud, riidesse on pandud, kassid on pandud, varistus on pakitud ja me hakkame tõusule minema. Ehk siis me alustame 3800 meetri pealt. Ilm on mõnus, hommikul oli küll pilves, aga pilv õnneks lahkus meie minekuks ja loodame siis päiksetõusuks olla kuskil 4500 peal ja sealt edasi siis ka tippu jõuda, nii et meil tuleb täna tõsine ülesmäge minek ja tubli 1000 meetrit on tõusu võtta, nii et pöidlad pihku ja loodetavasti näeme juba tipus. If your hands start feeling really cold or freezing, then it's hard to do anything. Then it's going back. But if you let us know in advance, then maybe we can do something. So guys, come on! 3, 2, 1, Mont Blanc! Let's do it! The Mont Blanc projekt andis mulle eelkõige väga palju enesekindlust, teadmist, et kui sa väga kardad, siis kui sul on tugev tiim taga, siis sa ikkagi suudad minna ja teha selle ära, ükskõik kui hirmus see ka ei tundu.
ühel hetkel, kui sa tuled oma mugavustsoonist välja, sa teed mingeid asju, mis sulle võib-olla natukene vastumeelt, siis mingil hetkel sa tunned, et sa oled millegi nii ägedaga hakkama saanud, sa oled uhke enda üle ja sa tahad edasi avastada ja veel edasi püüelda ja niimoodi inspireerida teisi. Kuidas on? Täitsa okei. Ma isegi tunnen, et võib-olla natuke näppudele oleks praegu sooja panna. Aga samas, kui liigutad näppe, siis ei ole ka väga hullu. See rahuliku tempoga. Vaata õnneks ei näe ka, kuhu minema peab. Teate, ma ütlen ausalt ära. Pimedas on nagu nii hea matkata, et ma ei teagi, nagu super mõnus. Kogu seda ronimist on päris hea niimoodi üles mäkke minna, seepärast sa venitad ilusasti oma sääremarjadele enne, kui me tippu jõuame, sest Kalle on päris korralik ja täistellaga tuleb astuda selle jaoks, et 12 tundi jõuda üles mäest. Kui ma siia reisile tulin, siis mul ei olnud absoluutselt õrna aimu, mis saama hakkab või kuhu ma olen tulnud. Aga esimene õhtu, kui meil oli tiimi koosolek, siis ma sain üsna palju selgemaks, et ma olen tegemas midagi väga voprat. Et kui Henri ütles, et ordinary people doing extraordinary things, siis ma sain aru, et see pole päris selline tavaline reis. Mida lähemale see reis jõudis, seda rohkem hakkasin mõtlema, et millele ma nüüd siis jah ütlesin. Kuna ma olen niisugune super hea kõrvusekartja, siis tahes tahtmata Mont Blanc on 4810 meetrit kõrge ja sinna ronimine, eks ole, nõuab niisugust teatud eneseületust minu poolt. Esimene tund on selja taha jäänud. Ilm on paremaks läinud, pilved on meist allapoole jäänud ja rühime edasi tipusuunas. Hei, paar inimest maha. See on nähtavus nii halb. Natuke kaugemal ja juba ei saa aru, kus inimesed on. Ilm ei soosi meid. Korralik torm on. Aga me oleme ikka edasi. Nähtavus oli 30 meetrit. Räige tuul. Udu. Lumi tuiskas. Ja siis lihtsalt nägid neid pealampe ja see oligi kõik. Holy shit! Vaata sinna! Kas see on meie tipp seal või? Ja väga hirmuäratav. Ütleme nii, et külm on veits, jube tuul on. Allamäge on hea. Aga ei, muidu on väga mõnus. Aga Pepule tahaks küll mingit lisakinnast saada. Kus suleõpe on? Suleõpe on soe, väga soe. Motivatsiooni on, sest et tipp paistab lõpuks ameti. Aga see tipp on kuradi kaugel. Võimas! Allamäge. Praegu on nii mõnus. Kohe läheb väga järsuks. Võt see on juba nagu päris. Eelnevad päevad on nagu tipa-tapa kuskil lume peal, see on nagu alpinism juba. Paistab selline üüratu mägi ees ja sa lähed sinna. Tuul on päris korralik. Muidu ei ole hullu.
On. Jõudsime üles sellest esimesest mäest. Siin on nüüd varjend, kuhu me lähme. Kurb tõsiasi, aga edasi me ei lähe. Liiga ränk on. Jõudsime 4500 peale ja tõmbame natuke ringe, sulame üles uuesti, joome sooja teed ja siis võtame ette tagasitee. Siit enam ülesse poole tänase tuulega kahjuks minna ei kannata, sellepärast et tuult on lihtsalt nii palju, et sinna harjale me täna lihtsalt ei ole asja. Ma arvan, et see, et me oleme täna 4500 meetri peale jõudnud, on ka väga tubli ja ega siin ülejäänud tiimid samamoodi tõmbavad hinge ja hakkavad allapoole minema, nii et seda korda sedasi ja ega 4500 peal ka midagi halba ei ole, nii et seda korda selliselt. Nüüd juhtus nii, et ilm keeras meie kahjuks. Me ei riski oma eludega. Me läheme tagasi alla. Paraku nii. Ma arvan, et see jääb ka kindlasti meie taha, et see on lihtsalt ilma taga. Ma olen sinuga nõus, sest siin on väga palju inimesi, kes näevad nagu päris alpinistid välja ja nad pöörduvad tagasi. Kõik lähevadki tagasi. Minu tipu valgub, siis lõpeb siin praegu. Ei tahaks küll ära eksida. Päris karm oleks. Minu elu parim seiklus on kahjuks läbi. Nii et kõik, kes te olete meile kaasa elanud, ma loodan, et te tõesti naudite kõiki neid episoode, mis me teieni toome või tõime siit. Mul oli hästi külm, ma hingeldasin meeletult, sest et minu jaoks oli väga-väga raske, aga ma ei unusta mitte kunagi neid pisaraid, mida me seal üleval valasime, et me ei saa edasi minna siit. Iga asi on millekski hea. Ma praegu ei saa aru veel, milleks see on hea, et meil see tipp nii-öelda puutumata jäi. Ta näitas ennast korraks seal pilvede seest ja siis tõmbas nagu kardinad ette. Võib-olla ma tulen kunagi siia tagasi, ma ei tea. Selle reisi jooksul, mis mulle nagu selgeks sai, on see, et äärmiselt oluline on see, et seltskond on super. Meil on mitte kordagi hetke, kus keegi oleks käitunud tiimiliikmena. Mont Blanc project, everything here is about the sharing, I think. You have to share your time, your strength, your energy. Aga hirmudest sain üle, see oli eesmärk, seiklus ja Janu leidsin üles, õppisin grupis eksisteerima.
jah, võib öelda küll, et päris lõplik eesmärk on ju saavutamata, aga see ei muuda absoluutselt grammigi seda, et terve nädal aega oleme kogenud selliseid asju, millest ma pool aastat tagasi ei osanud isegi und näha. Selle pundiga läheks iga kell uuesti mäkke ja kahju, et ei saanud tippu minna nendega, et nad olid seda väärta ja kindlasti ma olen 100% kindel, et nad tulevad siia tagasi ja nad teevad selle tipu ära. Palun tule oma mugavustsoonist välja ja tee, mis sulle huvi pakub. Kui sa oled 4 seina vahel kodus, ei juhtu mitte midagi. Ma soovin kõigile, et nad keskenduksid elus rohkem mitte nii väga asjadele, kuivõrd mälestustele, sest et asjad tulevad ja lähevad, kuid mälestused on midagi, mis on elu lõpuni alles ja kanduvad generatsioonidega edasi. Mis sest, et me sinna tippu ei jõudnud, aga see kogemus, sa tundsid selle kõrgmäestiku, seda jõudu, seda võimu. Mul on uskumatult hea meel, et eksisteerib veel ettevõtteid, kes turunduses mitte ei tee lihtsalt pabermaterjale ja anna alla hindluseid, vaid kes reaalselt üritavad inimesi, nende käitumist, nende mõtet ja nende maailma mingil määral muuta ja minu jaoks see The Mont Blanc Project on sellepärast üks fenomenaalne asi, et me tõepoolest otsime 2 täiesti tavalist inimest. Sellist team powerit ma pole ammu näinud, et me lihtsalt oleme kõik üksteise kaitseinglid ja mina arvan, et kuigi see tipp jäi meil nii-öelda vallutamata, siis ma usun, et tegelikult me siiski tegime selle ära. Veel paar midagi ütlen või? Kui sa soovid. Las ta jääda. Nii, lihtsalt on nii äge, kogu aeg on nii äge, nii